kuidas leida koostööpartnereid ja avada uusi turge, kuidas maandada enda stressi selle juures, kui elu ettevõtte juhina läheb väga kiireks ja keeruliseks, kuidas enda ettevõtet väärtusahelas ülespoole tõsta, kuidas välispartnereid kodus üldse vastu võtma peaks, kas ja kui palju juht peaks üldse müügiga tegelema, kuidas tabada turul varitsevaid ohte ja mis on sõnum kõigile neile, kes mõtlevad, kas eksportida või mitte. Ekspordime osa number 1 alustab. Täna on külas mees, kes on mind väga palju inspireerinud ja mitte siis ainult jutuga, vaid tegudega, kellega tahaks alati rohkem aega veeta, sest ta on isiksusena väga põnev ja kellelt on palju õppida. Mõned mulle lähedased ja muidu väga teravad inimesed on öelnud tema kohta, et vau, kui maa peal selle mehe 2 jalga on ja ego tal tundub nagu, et ei olegi olemas. Ja me olime koos ühel kohtumisel ja ma olin ise sel hetkel parajalt selline stressis, ma küsisin, et kuidas tema stressi maandab, mille peale ta ütles lause, mida ma kannan siiamaani kaasas: Timo, päeva lõpuks on see kõik ainult üks mäng. Ta asus noore juhina juhtima sellist mainekat ettevõtet nagu Estank, aasta oli 2015 ja esimest korda oli siis neil joone all miinus, mitte pluss. 5 aastat hiljem sellelt kohalt lahkudes on tehtud põlvkondade vahetus, käima lükatud uued suunad, väärtusahelas tõsteti ennast kõrgemale kohale, uued koostööprojektid on alguse saanud, meeskond on kaasatud ning tehas on ette aastaks täis müüdud. Ta ei pelga algatada muudatusi, millest alguses aru ei saada, siis vastu seistakse ja lõpuks ikkagi kaasa tullakse. Täna on tema märksõnadeks rohetiiger, uued lahendused Estankis ja juhtimine. Taaskord tõestuseks, et mees teeb seda, mida ta räägib, on see, et tema üheks põhiväärtuseks tema isiklikul veebilehel mihkeldammo.com on aja andmine. Ja siin sa oled andmas nii aega kui sisulist väärtust. Tere tulemast Ekspordime podcasti, Mihkel Tammo. Tšau. Alati, kui ma kuulan podcasta, siis neid üdini positiivseid sissejuhatusi, siis ma alati mõtlen, et huvitav, mida need podcasti külalised tunnevad, et sain nüüd selle tunde osaluseks ise ka, et aitäh nende lahkete sõnade eest, et oleks ainult oskust ja jõudu nende sõnade vääriliselt elada. Tahad sa siin midagi täpsustada või parandada lisaks sellele, et sul on 350 paari tosse kodus, mis oli ka väga huvitav fakt, mille ma välja kaevasin? Paar sõna võib-olla ma enda tutvustust üritan alati alustada justkui isiklikust. Mul on 3 põhiväärtust: pere, juhtimine ja andmine. Et justkui nende kaudu ja pere poolt siis on see, et ma olen äsja 2 korda abiellunud, saamas 2 korda isaks. Palju õnne! Mu esimene poeg on 6-aastane ja mul on Jack Russelli terrier, kes on 11-aastane. See on siuke alati, mis ma tahan välja tuua, et ärme räägi kohe justkui ainult professionaalsest. Ja juhtimise poole pealt siis sa tegelikult rääkisid enamus ära, lihtsalt oluline ongi see öelda, et kuna Estankist ma olen täna oma aktiivse panuse hetkeks lõpetanud, siis nüüd on just 6 väljakutsed, mis tegelikult rohetiiger sai mainitud, aga konsulteerin ettevõtteid ja tegelikult paar päris suurt uudist on nagu varsti tulemas, et neid ma lihtsalt täna see hetk ajateljel, kus me oleme, ei saa veel avaldada. Aga see tossukirg on jah üks asi, mis alati tekitab emotsiooni ja on just hea tööriist, mida saab ka kasutada selleks, et ärgitada inimestes enda vastu, olgu siis viha või positiivset emotsiooni, et 6-aastasest saati on selle kire ja hobiga justkui tegeletud ja ma julgen väita, et täna Eestis kellegi rohkem tosse pole kui mul. Kus sa ise oma selliste põhiväärtusteni jõudsid või kus sa need välja kaevasid või millal sa nendega siis üldse nagu süvitsi tegelema hakkasid? See juba alustuseks väga siuke hea küsimus. Selle sügavus on hoomamatu, mida sa just küsisid, aga eks ta ikka läbi mingite oma valude ja täiskasvanuks saamiste ja tärkamiste tekib see vajadus ennast kõrvalt vaadata, et see on nagu esimene etapp. Ja kui sa kõrvalt ennast vaatad, siis sa hakkad ka just analüüsima, et mida ma tahan ja kas ma tõepoolest elan sellist elu, et ma liigun selles suunas, kuhu ma tahan liikuda ja siis sa tahtmata jõuad nende väärtusteni ja nende kirgedeni, mis sind kõnetavad. Et eks ta ongi nii olnud, et ühel hetkel kuskil 20-ndate alguses ma mingisugusele sellisele isiklikule rännakule nagu jõudsin ja sealt on olnud see üks teekond ja see teekond jätkub ilmselt elu lõpuni, sest see alati, kui sa arvad, et sa juba oled pihta saanud, siis järgmine hetk saad millegagi vastu pead, mis annab sulle mõista, et väga palju on veel edasi minna. Et kõrvalt vaadates tundub, et kuulates ka sinu ühte podcasti episoodi, et sa oled kogu aeg astunud targalt neid samme ja planeerides enda elu ette. Kas midagi on olnud sellist ka, mis nagu üllatab ja mida sa ei ole planeerinud alates kossumeeskonna juhtimisest ja e-poe omamisest ja sellisest juhtimise kogemuse omandamisest, siis võttes Estank ja siis jälle sealt välja astudes nii-öelda, et sa oled nagu väga teadlikult liikunud kogu aeg see?
vist jah, ma olen ise ka selle peale mõelnud, aga lõppkokkuvõttes kõik need ideed ja plaanidega ei ole midagi garanteeritud. Et just asjad nagu nii lähevad, vaata pigem ongi see, et kes kutsub õnneks, kes ütleb, et sa oled nagu aru saanud suuna ja töötad selle suunas, siis enamasti need nagu asjad joonduvad nii, et need asjad juhtuvad, on ju, aga sama hästi oleks võinud see lugu olla kuidagi teistsugune, ma arvan, et aga siiski selles suhtes see on küll üks asi, mida ma enda puhul olen tunnetanud, et justkui nagu teha selliseid teadlikke valikuid ja siis töötada nende suunas, et see toimub ka praegu mingis mõttes mu elus. No, ja Estankis ju tegid tegelikult jällegi nii-öelda kõrvalt vaadates väga-väga teadlikke samme. Et ma küsingi nii, et kui sa 2015 läksid, mis olid need sammud, mida sa müügi suunas astuma hakkasid? Et see miinusest tehas välja tuua? Jaa, no võttes selle müügifookuse, siis ma esimesed võib-olla 3 aastat tegelikult olingi paralleelselt põhimõtteliselt ka nagu müügijuht samal ajal kui nagu tegevjuht, et see oli nagu hästi keeruline neid kahte asja justkui ühendada, aga no eks paljud ettevõtete juhid justkui tegelikult istuvad nende 2 tooli peal korraga. Aga meie justkui see üks selge arusaamine oli kohe, et tegelikult Estanki peetakse ka Soomes justkui Soome firmaks, mitte Eesti firmaks, sest ta on asutatud eestlase ja soomlasega koostöös ja seal on hästi palju Soomest tulnud kontakte, tarkust ja kõike muud. Ja sellest tulenevalt meie turg oligi siuke 80% nagu Soome. Ja no esimene asi, mis sealt nagu vastu vaatas, selleks ei peagi mingisugune geenius olema, on see, et turge tuleks nagu laiali ajada, et seda kasumlikkust justkui nagu tõsta ja sellega ma selles mõttes tegelema ka nagu müügi vaates paljuski nagu asusin. Lisaks loomulikult, et kui su need Soomest omakorda nagu 2 suurimat klienti moodustavad ka nagu liiga suure osa sellest portfellist, siis lihtsalt sa tahad neid klientide arvu kasvatada. Ja nende nii-öelda suurte võimsate klientidega Estank on siuke ligi 100% eksportiv ettevõte, kelle kliendid on maailma suurimad industriaalettevõtted, siis neil on nagu seda justkui tarneahela tundmist ja kauplemisjõudu nagu väga palju, et siis just luua neid uusi kliendisuhteid nagu selliste ettevõtetega, kellele sa saad ka oma hinda justkui nagu natuke rohkem kehtestada kui nendele suurtele konglomeraatidele, kes kauplevad sust viimase hingetõmbe välja, on ju. Et sellised tegelikult üsna tavalised teemad ilmnesid nagu koheselt laua peale, millega tuli nagu töötama hakata. Sest jah, kui me esimest korda kokku saime, sa mainisid ka, et sellel aastal on olnud juba 50 lennupäeva, et ma olen kohtunud ka väga palju tehase juhtidega, kes ei käi üldse oma tehasest väljas ja siis ütlevad, et millega pärast ei ole müüki, et millised turud sa ette võtsid ja kuidas sa sellele nagu müügi ehitamisele, uutele suhete loomisele nii-öelda lähenesid üldse? No ma arvan, et siin on natuke, kui siin räägime ekspordi podcastist, siis paljuski jääb just põlvkondade taha see teema. Et vanemal põlvkonnal ma olen tähendanud on ebakindlus oma, alustades nii kuidagi elementaarsest asjast nagu keeleoskusest, et ma ei tunne ennast kindlalt, ma siis ei lähe, on ju. Ja väga tihti Eestis on väga palju ettevõtteid, kellel täna ongi just nii, et me ei lähe sinna välja müümast, me ei ole kindlad, et me saame seal hakkama, on ju. Et mul nagu seda justkui kompleksi ei olnud ja arusaam oli, et uusi kliente on vaja, nii et Estanki võib-olla eelis ongi see väga paljude ettevõtete sees. Paljudel on see, et tõmba see ring kuskile tehase ümber ja selle ringi sees saad sa nagu toimetada. Aga kuna meie tooteid on, Estanki tooteid on umbes ligi 70 riiki maailmas eksporditud, et siis mul on õnnestunud kaupa teha Ameerikas, Hiinas ja üle Euroopa ja põhimõtteliselt igal pool. Et selles mõttes ei ole geograafilist otsest piiritletust. Küll aga kuna me olime Soomele fokusseeritud, siis nagu ilmselgelt loogiline on tegeleda nagu Rootsi ja Norraga ja tegelikult Lääne-Euroopa oli siis teine koht, et Austria ja Saksa ja Šveitsi ja et sellised justkui stereotüüpsed kõrgelt arenenud Euroopa riigid olid siis meie jaoks ikkagi nagu loogilised kohad, kuhu panustada, aga jah, need seiklused viisid üle maailma nagu, ma ei tea, Põhja-Korea piiri äärest kuni Californiasse välja, nii et selles mõttes geograafilist vahemaad katmata ei jäänud. Ja kuidas see nagu kontaktide hankimine pihta hakkas, et kirjutasid LinkedInis, et näed sa, mina olen Mihkel Estankist, teeme siukseid asju, tule ja saame kokku, räägime juttu, ma tulen teile külla. Kuidas see nagu päriselt pihta hakkab? No jah, nagu tööriistana LinkedIni ma julgen nagu väga selgelt välja tuua, sest paljud siiamaani ei oska minu arvates selle nagu
kasu mõista, et kui ma käisin reisidel, siis tegelikult mul käis üldiselt vastupidi, et need reiside kontakti loomised käisid ikkagi mingite agentuuride kaudu ja keegi, kes selle reisi sinuga koostöös sulle nagu siis üles pani, et need kohtumised kokku leppis ja nii edasi, sest et ega just B2B äris ja sellises industriaaläris siis seda, et kuule, ma nüüd tahan tulla suga kokku saama stiilis asja ei võeta nagu vastu lihtsalt. Aga olles juba nagu ära kohtunud, siis tegelikult nendest meie klientidest siuke stiilis 10-9 ma LinkedInis nagu pärast seda sain üles leida ja luua selle justkui püsivama siis suhtluse juba selle kanali kaudu ja kasutades meie ettevõtte siis lehte LinkedInis ja seda ise isikuna laiali jagades ma võin olla üsna kindel, et see jõuab nende inimesteni, kellega ma üle maailma kokku olen saanud ja seal on nii hiinlasi, ameeriklasi kui eurooplasi, nii et selles mõttes on see üks väga võimas tööriist. Aga kus sa valisid neid üldse nüüd turge, et läheks sinna Austriasse või läheks sinna Šveitsi või läheks sinna Hiina, et kus see nagu eeltöö pihta hakkas? Ja no see võib kõlada nagu labiilselt, aga esialgu oligi lihtsalt see, et meil on siin EAS on ju, EAS korraldab kontaktireise ja kuna algus oli see, et ega sa tead seda, et sa ei tea mitte midagi, siis nagu nende kaudu hakkas see asi pihta. Ja tegelikult ma võin öelda, et mitte üheltki reisilt kus ma käisin, ei jäänud järgneva aasta jooksul nagu projekt saamata, et me võime rääkida siin, ma ei tea, Norrast, Austriast ja Saksamaalt, aga tegelikult ka Jaapanist ja Hiinast on ju, nii et selles mõttes see on nagu siuke asi, mõeldes selle peale, et kuidas isegi ka seljakotiga mööda Jaapanit ringil lennatud ja rongiga sõidatud seal kord Kasahstani, kord Põhja-Koreasse sinna lähedale ja nendes firmades käidud ja nagu seda juttu aetud, et see oli üks nagu ilmtingimata väga põnev aeg, millele nagu tagasi mõelda. Aga turgudest rääkides, et ühel hetkel sellesse Estangi teemasse tegelikult peaaegu algusest tuli kogu see kestlikkuse teema sisse. Ja loomulikult meil olid vanad turud justkui pulp and paper inglise keeles, ma eesti keeles jään nätta paber ja tselluloos ja energia ja kõik need petrokeemia ja sellised suured baasturud, et tegelikult Estangi portfellis 14-15 potentsiaalset turgu, et laia fookusega pakkumine ei ole nagu fokuseeritud ainult ühele turule. Et valikut oli nagu kõvasti, aga kui see kestlikkuse teema tuli pildile, siis ikkagi järjest rohkem üritasime vaadata, et uued suhted, mida me loome, oleks siis nagu nendest valdkondadest, mis aitaksid meil välja puksida justkui selliseid turge, kellega me kelles me ei näe nagu tuleviku vaates pikka potentsiaali ja tegelikult see valik toimus nagu natuke selliselt, et võime tuua mõned näited siin nagu tuuleenergeetika, taastuvenergeetika. Meie üks põhiturg olid skruberid ehk laevade gaasipesurid. Praegu peaks olema Estangis laual süsiniku kinnipüüdmise lahendused, on ju, et ikkagi selgelt ja petrokeemias samamoodi siis näiteks töötada siin Neste-suguste ettevõtetega, kes tegelikult töötab, on küll klassikaliselt suur saastaja ja just selle fossiilkütuste esindaja, aga samal ajal nagu selgelt töötab selle nimel, et seda nagu uut lehte pöörata, et justkui otsides ikkagi selliseid kontakte, mis lähevad meie missiooni ja maailmavaadetega kokku. Kuidas sind sellistel kohtumistel üleüldse vastu võeti? See on nagu noor juht ja ma pigem julgeks nagu oletada, et seal teistes tehastes põlvkondade vahetus võib-olla veel polnud toimunud või oli või et ja noh, kuidas sa maha müüsid selle, et Estank on õige partner neid asju siis tegema? Noh, kõige lihtsam vastus sellele on, et olles mina ise, et näiteid on ka palju jällegi kuskil Hiinas, kuskil riigi omandatud tehases, kus sul on 5 inimest võtab vastu sind alguses, kellel on iga ühel üle 10 000 alluva ja siis kui sa käid seal tehases, siis on 3 fotograafi ja sul on põhimõtteliselt tunne ennast nagu superstar, on ju. Pärast sulle saadetakse mingisugune fotoalbum kuskilt Hiinast tagant järgi sinu tehase ringkäigust, on ju. Aga samal ajal, kui rääkida tõsisematel nootidel, siis siin Eestiski laua taga meie kliendid päriselt käinud, siis võtad nagu Norra suurkontsernide nagu juhid, kellel on siuke 40 aastat töökogemust industrist ja vaatavad, et mingi siis esimesed nagu pool õhtusööki, äriõhtusööki räägitegi sellest, et sul on tatoveeringud ja lõhkised teksad, on ju. Ja mina arvan, et see on ainult hea, kui paljud ütlevad, et sind ei võeta tõsiselt, aga need tüübid nagu esialgu nad on sellest nagu põnevil, sest nad ei olegi 40 aastat siukest asja näinud, aga kui nad saavad aru, et vestlusteemades sa oled nagu pädev ja tegelikult mõtled ka nagu samamoodi progressiivselt ka koostöö ja äri osas, siis sa muudad selle oma trumbiks nagu. Et just kui mul oli, et aeg-ajalt saab lipsu ülikonna ka pandud, aga see juhtub umbes 3 korda aastas, et ülejäänud kordadel olles sina ise, sa ikkagi jõuad paremini sihile ka sellistes olukordades, mis võib-olla esialgu tunduks nagu ootamatud, ma arvan.
et jah, selle sinu sõnade kinnituseks, mul on õnnestunud ühel kohtumisel olla, kus tšehhid käisid teil külas ja mina istusin vagus ja ma lootsin, et ma kuidagi seda kohtumist ära rikku ja sind kõrvalt vaadates oligi, sa olid jumala nagu vaba, chill, vaatasid vahepeal oma telefoni ja see, kui sa suu lahti tegid, oli kõik nagu õige, et ma ei teagi, kuidas see diil lõpuks teil läks, et kas nad kliendiks tulid või mitte, aga jah, sa olid sina ise. Ma mäletan seda kohtumist, sa olid ju kodulehe, meie uue kodulehe asjust seal ja see klient oli üks Tuusan Škoda nimeline ettevõte ja meil on nendega olnud tänaseks mitu projekti. Väga lahe. Kuidas sa ise külalisi vastu võtsid? Et kui Hiinas võeti sind pildialbumitega ja fotograafidega, siis kas ise püüdsid ka siin mingit eristumist, kui tuldi? Ja selgelt, et ma arvan, et üks, ütleme, suur muutus, mida ma tegin Estangis, oli visiooni seadmine ja see oli siis pakkuda ületamatut tootmisteenust. Ehk kuna mingis mõttes Estank on allhanke tehas, oma tooteid ei ole, siis tegelikult lõppkokkuvõttes meie edu minu hinnangul tagas ja arvatavasti tagab ka edaspidi see, et kui hästi klient tunneb, et kogu see protsess sellest projektist, mida me koos teeme, kulgeb. Ja alati jääb sinna mitmeid selliseid külastusmomente, et kõigepealt on nagu tõepoolest müügi tegemine, aga hiljem ka projekti vältel. Ja kui me võtsime nagu selle, et me tahame, et see oleks nagu eristuv, turunduse ju mõte ongi, et äärealadel olijaid saadab edu, kui sa teed kõike nii, nagu teised teevad, siis see ei anna mingit kasu. Et tõepoolest see peaks olema justkui nagu elamus. Ja eks mul jäi see tee pooleli, kui ma nüüd sealt ära tulin, aga me tegelikult ehitasime seda juba päris kaugele, et sihukestest väikestest asjadest nagu, et on ette mõeldud näiteks need hotelli ööbimised, siis järgi lähed just nagu Teslaga, on ju, et sa valid nagu mingeid häid restorane stiilis, teed nagu selliseid valikuid, mis võiksid üllatada neid inimesi ja sa oled just omaga selles dialoogi pidamises hästi nagu avatud ja kuna meie missioon on seotud selle kestlikkuse teemaga, siis läbiva joonena kõiges selles on see kestlikkus, et olgu ta ökovein õhtusöögil, olgu ta ära minnes kliendikingitus, näiteks siuke kalender, mida sa saad kodus mulda visata ja kust kasvavad taimed välja või seesama elektriautost takso ja see, et meie tehase ringkäigus ta kuuleb, et kui kestlik see tehas ise on, et just kui terve see aeg nagu anda talle nagu tõestust selle kohta, et see, mida me räägime, on nagu väga päris meie juures, mis tõepoolest ka oli nii. Et tõeliselt detailid igal pool on ja igal sammul. Ja mida rohkem sa suudad seda nagu ära sisustada, seda parem on. Oled sa kuskil selle jaoks inspiratsiooni hankinud, lugenud seda kuskilt või see on lihtsalt nii, et istusid maha, mõtlesid, kuidas ma muudaks selle inimese elu nagu võimalikult lahendaks, kui ta siia tuleb? Ma arvan, et iga äri on minu jaoks süsteem ja tegelikult igas äris on nagu põhiprotsessid ja see client intimacy või siuke kõlab kuidagi perversselt, aga see kliendi intiimsus või et sul tekib kliendiga selline suhe, et eriti sellises industriaaläri suhtes, kus enamasti vaadatakse inimesi kui lihtsalt nagu kuidagi tehnilisi nagu atribuute, on ju. Et kui sa suudad selle suhte muuta nagu päris suhteks, see on ju väga tegelikult inimlik ja siis sind saadab soov teha koostööd, sind saadab see, et võib-olla viimast hinda sult enam üle ei kaubelda, kui juba tahetakse sult osta ja kõik sellised pisiasjad, mis hakkavad nagu mängima sellel hetkel, kui sa oled suutnud ehitada üles. Et selles mõttes ma arvan, see on üsna baasteadmine, aga kui paljud seda samamoodi vaatavad ja kui paljud selle nimel tööd teevad, see on eraldi küsimus. Ma just tahtsin küsida, et miks seda siis ei tehta, et see tundub ju loogiline, nii nagu sa võtad sõpra oma kodus vastu, miks sa ei võta oma potentsiaalselt nagu äri- ja koostööpartnerid, mis sa arvad, mille taha see jääb? Ma saan aru, et me räägime ikkagi Eesti kontekstis siin põhiliselt, ma käin ja kaagutan juba aastast aastasse, et Eestis on vaja põlvkonna vahetust selles mõttes, et ma arvan, et paljude ettevõtete juhid, kes dikteerivad selliseid asju, täna ei mõistagi, miks seda on vaja. Et nad tulevad võib-olla hoopis, 90ndate alguses asutatud ettevõtted on Eestis ju täna valdavuses ja paljudes nende juhid on ikka need samad veel. Et nad lihtsalt konkreetselt ei suuda mõista seda loogikat, sest nende oma kontekst ja tagataust on teine, on ju. Et ma arvan ka, et kui tuleb uusi noori juhte peale ja juba tulebki päris hoogsalt, et siis need asjad juba muutuvad ja muutuvad ka veel rohkem. Et kuidagi tuleb nagu mõista siin seda põlvkondade erisust, ma väidan. Aga see on ka selles mõttes oluline, et tuleb anda noortele justkui nagu paguneid ja voli,
et nad saavad lihtsalt paremini aru, millises maailmas me täna elame, et see muutuste hulk ju järjest kasvab, mille sees me oleme. Mis nõu sa annaksid juhile, kes ei taha kuidagi lahti lasta oma positsioonist ja seda noort kaasata ja seda põlvkondade vahetust teha, et? Anna kohe üle. ja ma ei tea, see on hästi ma peaks võtma pool tundi ja märkmikusse märkmeid tegema, et see välja selgitada. Ma ei tea, ma võin tuua ühe näite, et paljuski ettevõtte juhtide just selle kliendi ja müügi teemaga on see sama küsimus, et kas sõida ette nagu Opeliga või sõida ette Mersuga, on ju. Sõida Mersuga ette. Et see on nagu just kui sul läheb hästi ja sa saad endale Mersut lubada, siis ära pargi seda kuskile teise kohta ja siis mine ärikohtumisele Opeliga. Et see on, ma arvan, just maailmavaateline metafoor sellest, et ole ehe, ole sina ise, väljenda kõike nii, nagu nad päriselt on, ole läbipaistev ja kui sul läheb hästi, siis tunne selle üle uhkust ja kliendid kõik tahavad, et nende partneritel läheks samuti hästi nagu neil endal. Et just kui see ehedus ongi see ja mulle tundub, et selline põlvkond ei räägi väga seda eheduse keelt, et räägitakse rohkem sellist bürokraatlikku, diplomaatilist, mingid rollid on endale võetud, kuidas selles rollis käituma peab stiilis keelt, et ma ei tea, ma siin puterdasin ja plähmerdasin, ma loodan, et see mõte jõuab nagu kohale, et olge ehedad. Et jah, tegelikult sellest tšehhidega kohtumises, kus ma olin ka, siis äge oli näha see, et seda kasuminumbrit, mis teil oli, mitte kuidagi ei varjatud, vaid see ongi nagu, nii nagu sa seal kohtumisel ütlesid, et see näitabki meie jätkusuutlikkust. Et mitte nii, et te saate korra odava hinna ja järgmine aasta võib-olla me ei ole enam äris, vaata, ja te peate hakkama uusi partnereid otsima. Ja müügiretoorikas sai minu nagu valdavaks see, et kui tuldi mingi hinnast rääkima, siis mõtlesin, et kuulge, et te olete meil nagu püsiklient ja meie eesmärk on teenida iga projekti pealt 10% puhast. Et te peate nagu arvestama, et meil on nii nagu muutuvad projektid, et iga kord see ei õnnestu ja mõni läheb paremini, mõni läheb halvemini, aga keskelt läbi me lähtume sellest kreedost. Nii, kui me oleme teile selle hinnapakkumise teinud, siis te peaksite sellega arvestama ja kui te kauplete, siis te peategi arvestama, et see summa läheb sealt nagu väiksemaks. Et see on justkui nagu garantii, et me ei nööri teid, me ei küsi teilt rohkem, see on nagu see, mida me eeldame ja me tahame selle vastu saada nagu usaldust ka ja me tahame ka seda, et kui te seda teate, siis te ei tule nagu nui neljaks nagu meid nagu justkui selles projektis nagu nulli kauplema, siis et me teeksime nagu lihtsalt niisama töörõõmu pärast mingit projekti, on ju, et justkui see retoorika minu hinnangul töötas hästi, et võib-olla see on mõne jaoks nagu tähendusrikas, et ütle, et mis su eesmärk on ja noh, ilmselgelt, kui sa tahad liigkasu võtta, siis sa ei saa öelda, aga kui see ongi nagu aus, siis sa võid seda nagu välja öelda ja põhjendada ära, miks see on vajalik ja miks sa ei saa minna nüüd selles kauplemises nagu liiga sügavale. Palju üldse juhid peaks tegelema sellise müügiga ja kas nad tegelevad selles piisavas koguses täna juhtides erinevaid tehaseid, tootmisettevõtteid? Tead, ei peaks üldse tegelema. Et kui ta on suutnud leida endale väga hea müügiinimese, kes saab aru, mida juht tahab ja suudab seda ellu viia. Et tegelikult on see ju loomulikult võtmefunktsioon, aga see on funktsioon nagu iga teine. Et üldiselt juhil on piisavalt palju tööd ettevõtte juhtimisega. Loomulikult me peame siin eristama jällegi ettevõttel on väga suur vahe, et kui me räägime äsja alustanud nagu, ma ei tea, 3 mehega ettevõttest, siis loomulikult, aga kui me räägime juba kuskile maale jõudnud ettevõttest, kes saab endale lubada sellist mingis mõttes klassikalises mõistes sellist struktuuri, kus need nagu põhirollid on kaetud, siis mida rutem ta saab selle enda laua pealt maha, siis seda parem on, sest et siis tegelikult ta tegeleb nende asjadega, millega juht peab tegelema, et kultuuri ehitamisega ja strateegialoomega ja kõigi nende tegelikult ka väga oluliste asjadega, mille alla müük just kui peaks ennast nagu kohandama. Kas ja kui kiirelt sa said ise enda juhi laua pealt selle müügiteema maha? Tead, ei saanud, see oli võib-olla üks õppetunni koht, et siin läks nagu mitu korda nii, et kõigepealt üritasin sükest müügisnaiprist teha müügikindralit ja siis ta sai ise aru, et ta on ikka snaiper, mitte kindral, on ju, ja siis ta läks me ettevõttest minema, kui hiljem ta tuli tagasi. Siis tuli järgmine tüüp natuke sama case, et justkui see müügijuhi leidmine ei ole ka üldse lihtne ülesanne ja siin on selgelt see vastuolu müügis, et kes on insener ja kes on spetsialist ja kes on generalist, et need olid justkui nagu õppetunnid. Et ma jäin nagu
kõigis nendes rollides ikkagi ise sinna nagu saba ja sarvedega kogu aeg nagu sisse. Aga võib-olla lõpus läks see nagu natukene paremaks, et siis tuli nagu uus inimene, kelle ma palkasin 0 alakogemusega, hoopis teisest erialast nagu seda tööd tegema ja ma väidan, et see oli nendest 3 katsest nagu kõige õnnestunum, et siis ma nagu järjest vähem pidin olema selles igapäevases asjas sees. Aga kui mindi laua taha nagu kõige suuremaid diile arutama, siis ma olin ja siis ma sain nagu kuskilt viimase sõna otsustamise, kus seda oli vaja, aga ja kui olid ka mingid võtme key account'id, just kui mis account eesti keeles on. Ühesõnaga, et kus oli vaja minu loodud suhetel baseeruvalt nagu mingit asja ajada, siis ma hoidsin ennast nagu seal ikkagi nagu sees. Aga lõpus juba ma tundsin, et see võimaldab mul teha oma põhitööd nagu piisavalt hästi, aga pikalt oli see, et ma tegin lihtsalt 2 kohta, mis ei ole nagu normaalne, ma arvan. Ükski inimene lihtsalt ei jaksa lõputult nii. Kui keeruline oli seda oma päris isiksust kohandada erinevas kultuuriruumis, minnes Jaapanisse või Hiina või Ameerikasse? Palju sa lugesid mingit seda kultuuriruumi ette ja valmistusid selleks ja kohandusid sealsete nii-öelda tavadega? Ikka lugesin, ma arvan, et see on võib-olla isiklikust aspektist, kui mul on niisugune sotsioloogiline ja sotsioloogia huvi olnud nagu terve elu, et kuskile minnes sa tahadki natukene mõista, mismoodi nemad mõtlevad ja siis see on selle Estangi töö juures oli üks ägedamaid kogemusi käia ja näha, kuidas päriselt nagu see kultuur on. Et kuidagi ma arvan, see on nagu siuke, ma ei tea, kas haritud on õige sõna, aga siukse mõistliku inimese nagu tava, et ta viib ennast kurssi sellega, kuhu ta läheb. Aga see ei ole kuidagi raske. Et selles mõttes väga tore on seal hiinlastega saad laua taga süüa ja juua on ju ja jaapanlastega pead olema justkui reserveeritum ja ma ei tea, siin Põhja-Euroopas justkui rohkem siuke, kuidas nüüd öelda, protsessipõhine, kandiline ja veel hullem seal Lääne-Euroopas ja sa suudad kohandada, aga sellesse kõigesse sa saad jätta selle iseenda nagu alles, sest et nad ju ka ei eelda, et sa oled kohalik, aga et sa lihtsalt ei ole justkui nagu matt selles olukorras, et sa ei võta arvesse seda, kuidas nende kultuur on, et see tuleb igal juhul teha. Et Jaapanis oli küll üks case, kus Mitsubishis oli, mis on see Heavy Industries, ilmselge nagu konglomeraat on ju üks seal Jaapani nendest suurest 4 või kes neil on seal. Ja nende siis oli tüüpiline siuke hierarhia ja siis laua taga oli hunnik inimesi ja siis me räägime ja ükskord ma sattusin selle kõige kõvema bossiga justkui nagu eriarvamusele ja siis tol hetkel ma ei mõtelnud ja siis ma ütlesingi, et ma arvan, et sul ei ole õigus nagu. Ja siis ma nagu ise nagu sain endal sabast kinni, et ups, ja siis vaatad, tüübil on seal mingi 10 minioni ja kõik vaatavad sellise näoga, et et me ei tohiks nagu elu seest talle öelda, kui me temaga nõus ei ole, aga see olukord lahenes, see ei olnud kuidagi konfliktne olukord, see lahenes väga sõbralikult ja ma ise ka nagu lappisin kohe ära selle olukorra, aga ma mäletan lihtsalt, kui sa juba nii küsid, et kultuuriga kohaldumist, siis see oli üks selline moment, kus nagu, et nagu tundsin, et just kui siin oleks võinud nagu paremini. Kas on mõni turg, mis jäi kättesaamatuks ka või oli raske läbi murda ja mis põhjused need olid seal? Kuna need on kõik, nende turgude võtmine on selline pikaajaline ja kontaktide põhine ja ühesõnaga keeruline, et siis ma mõtlen selle küsimuse peale korraks, et pigem vist ei jäänud, ma ütleks, et kui me alustasime, et me olime see Soome turule umbes 80% keskendunud, siis sellel hetkel, kui ma ära tulin, siis see loomulikult sõltub projektidest ja kõigest, aga oli see Soome turu osakaal umbes 20 ja seal oli juures nagu kõike muud. Et selles mõttes need kohad, kus me fookused panime, me nagu saavutasime. Ja paljud asjad ei olnud ka nagu, vaata paljude turgude puhul ongi keerulisem. Kuskilt maalt rääkisime ka nagu Vene turuteemadest ja mingitest sellistest muudest, kuhu minek ongi nagu hoopis teine ooper on ju ja lõpuks ongi küsimus, et sul on nagu mingisugused ladvaõunad ja mingid madalamad õunad ja sa ikka nagu sirutad enne nende madalamate õunade poole, nii et kui mõelda just nendest realistlikest turgudest, siis igal pool on võimalik ära teha ja ma arvan, et meil läks võrdlemisi hästi. Kus need kiired võidud teie jaoks tulid? Mis need madalad õunad olid, mis te kohe ära noppisite?
osalt on see, et kui meil on hästi suured kliendid, siis neil on nagu erinevaid osakondi igal pool, et me nagu ajasime sõrgasid laiali oma klientide juures, sest tegelikult peaks igat nende justkui seda osakonda kohtlema kui eraldi klienti, sest et noh, nad on nii suured, et sul võib üle Euroopa ollagi nagu 6 riigis erinevad kontorid, aga kõik tegelevad ka erinevate asjadega. Et see oli üks võib-olla edulugu, aga samas tõesti need meie nagu lähimad turud, et Rootsid ja Norrad, et seal justkui kanda kinnitada tegijana oma valdkonnas, et ma arvan, et see läks ikkagi nagu päris hästi. Mis rolli sellise müügi juures, mis on hästi kontaktipõhine, üldse kogu siuke turundus ja veebiturundus ja branding sinu arvates rolli mängib või see on siuke nagu nice to have, et tore, et meil on veebileht püsti, palju ta päriselt nagu müüki aitab teha või mõjutab või? Kõvasti aitab. Siin ei ole üldse küsimus, ma olen väga turundususku inimene, et kui ma juht ei oleks, siis ma tahaks ilmselt turundusjuht olla kuskil, et see mõtleme, kuidas sa lood edu eeldusi tegelikult sellele core businessile või sellele tuumtegevusele on minu arvates nagu väga põnev. Ja kõik need samad mingid klientide vastuvõtmise protsessid ja kodulehed ja tegelikult mingid LinkedIn lehed, et sellel on kõigel nagu hästi suur roll. Et noh, koduleht, kuskilt maalt tööstus on selline nagu väga ajale jalgu jäänud nagu sektor, et seal on see, et kui sul on viisakas leht, siis nagu sa saad kohe nagu mingisugused punktid, plussid kirja, sellepärast, et enamustel seda ei ole. Et kui seal on lihtsalt kõik vajalik ja selge info olemas, siis juba on nagu tore, on ju. Aga noh, meie justkui see kanal oligi see LinkedIn nagu paljuski, sest seal olid need meie kontaktid olemas ja tegelikult sinna me väljendasime oma nagu meeskonnategevust, kultuurilisi asju, mis on kõik nagu olulised ja meie klientidele olulised, et mingis mõttes ka meie kui allhankija tegevuse hindamises on ju, me tegime oma toodetest neid projekti videoid, me tooted väga mastaapsed on ju, et ridaelamu suuruseid metallseadmeid toodad, siis see pilt juba ise müüb ennast on ju, et me kõike seda nagu sinna nagu proovisime omade jõududega kus juures peegeldada ja kõik see tõi nagu kuhjaga tagasi. Et kuskilt maalt, kui sa mõtled ka, me rääkisime nendest Lääne-Euroopa riikidest ja Skandinaaviast, siis nende jaoks oleme see võib kõlada nagu ootamatult, aga paljuski me oleme ikkagi see Ida-Euroopa ja nagu pommi otsas. Et kui sa näitad, et kuule, meil on uus tehas, meil on nagu, keevitusseadmed on justkui keevitusseadmete mersud on ju, meil on nagu mingid sellised nagu tundemärgid olemas, mida nad hindavad ja sa saad seda just selle kommunikatsiooni ja brändinguga edasi anda, siis tekib see usaldus. Siis neil tekib üldse huvi siia kohale tulla ja see asi oma silmaga üle vaadata. Ja kui nad näevad, et päriselt ongi nii, on ju mul küll ja veel, ma julgen väita mitukümmend kohtumist olnud, kus tuleb mõni hollandlane või kes iganes, et saad aru hollandlane nii lähedal. No miks ta peaks Eestisse tulema, on ju, aga nüüd tööasjust tuleb ja kuule, ma arvasin, et siin on umbes mingid varemed enam-vähem nagu kuskil, ma ei tea, seal Balkani poolsaarel, et teil on siin ülilahe kesklinn, vanalinn, kõik on nii modernne, vaatan parem kui meilgi, et neid vestluseid ma olen pidanud 10. Et selles mõttes mingit moodi ka Eestit nagu kaardile pann nende inimeste jaoks, et ja paljuski see on tihti võimalik tänu sellele, et tänapäeval ju nii-öelda digikanalite kaudu sa saad selle mulje endast luua nagu väga lihtsalt tegelikult. Üks sinu töö oli see ka, et liigutada Estanki selles väärtusahelas üles poole. Kuidas see käis ja mis sa tegid, et ei oleks enam lihtne allanke ettevõtte? Väga keeruline ülesanne. Eriti ligi 30-aastase ajalooga ettevõtte puhul. Eks me üritasime paljusid asju teha natuke teistmoodi, teha mingeid raamkokkuleppeid koostööks, üritasime justkui mööda hiilida ja meie klientidest, et tihti mingid turud annavad sulle selleks nagu võimaluse, me kompasime igasugu erinevaid võimalusi ja tihti võib öelda, et füüsikaseadused nii-öelda kehtivad, et kohe, kui sa üritad seda teha, siis need, kelle arvelt sa üritad seda teha, panevad ikka kohe eriti sõrad vastu, on ju. Et see on üks ikka väga raske ülesanne, et pigem on oluliselt lihtsam seda nagu alustada uut ettevõtmist mingi konkreetse fookusega, kui minna juba nagu niimoodi väärtusahelas tõusma, sest sul on need samad kliendid, kelle arvelt see võib tulla, partnerid, mis iganes, et ma julgen öelda, et ilgelt raske. Aga meil õnnestus saada ka vahendustasusid siin mingite projektide pealt, olla justkui tehnoloogiapartnerid mingitele ettevõtetele, et aidata valideerida nende vähem kvalifitseeritud allhankijaid on ju ja õnnestus teha suuri projekte rahvusvaheliselt mitmete ettevõtetega koos, et mida me ise ei oleks suutnud ära teha ja käivitada justkui
väärtusalast kõrgemalt tõusmine see just ei ole, aga allhange tegelikult peaaegu 0-st viia 5 miljonini ühe aastaga, et selles mõttes me tegime ikkagi selliseid päris suuri liigutusi, mis mõjutasid meie olemust ja meie käekäiku ja nüüd lõpuks jõudes selleni, et kuidas see nagu päriselt peaks juhtuma, see oli üks tähtis asi, mis mul jäi pooleli, et me alustasime siis nagu teadus- ja arendustegevusega, et lõime selle osakonna eelmisel aastal sinna ja minu teada see tänaseni seal püsib, et kelle töö peakski siis olema tegelikult jõuda nende oma toodete ja selle kõigeni, selle roosa mannani, mida kõik tahavad, et aga ma väidan, et kui mul ei oleks seda põhja all ja ma ütleks, et nüüd ma hakkan innovatsiooni tegema, siis mõttetu. Et just kui see pinnas oli nagu ka juba rajatud, et nüüd juba võib hakata tegema. Priit võttis juhtimise sinult üle või sina andsid selle on ju üle. Mida sa talle müügi osas kaasa laususid või millele tähelepanu pöörata või kas sa üldse midagi ütlesid? Ma ei tea, ma arvan, et meil ei olnud sellist vestlust. Et Priit on ju finantsjuhi taustaga, et otseselt ma arvan, et ta müügis peabki nagu rajanema sellele, et on head müügiinimesed teised ees. Et ma ei oskaks näha täna seda ausalt öeldes tema justkui sellise tugevusena, aga samas oli tal võimalus ju pea 2 aasta jooksul vaadata kõike seda kõrvalt, nii et eks see ongi justkui see, et kuidas see olukord teda sunnib ja kuidas ta ise nagu suudab enda jaoks selle asja ära mõtestada. Et meil ei olnud sellist otseselt müügivestlustest, nagu lõpus ongi see, et tegelikult mu ikka primaarne rõhk sai juba minna nagu juhtimisteemadele, et just kui nagu müügistruktuur toimis nagu juba täitsa hästi. Mis need tegevused olid, mida sa juhina siis tegema hakkasid? Mis need nagu sinu jaoks olulised asjad olid, millele sa aega võtsid? No laias laastus ma juhina vaatan seda kuidagi nii, et üldse võtame ettevõtte sellise valitsemise struktuuri ette, et väga tihti unustatakse nagu omanikud ära, et omanik ja nõukogu kui omaniku esindaja peaks vaatama siis seda, et kuidas see ettevõte püsima jääb, et nagu pikka pilti, et ütleme siis nii, et 5 aastast edasi kuni nagu igavikuni võiks olla nende nagu fookuses pidevalt, ja siis nad justkui kontrollivadki, et kas see, mis nagu praegu toimub, ei lähe kuskile, mida see pikk pilt nagu ütleb, et peaks teistmoodi tegema. Aga sellise juhi tegevus, ma arvan, me tegime ja läksime lõpus juhtide vabale juhtimissüsteemile seal üle selle aasta alguses, et minu uus ametinimetus oli eesmärgistatud tuleviku kujundaja, mitte enam juht ja tegelikult ma arvangi, et selline roll tähendab, et sa pead vaatama seda enne kõike 1 kuni 5 aasta pikkust perspektiivi, et sellist keskpikka, et selles vahemikus esiteks, et selles, mis sa oled juba kokku leppinud, et see toimiks, et inimesed oleks rõõmsad seal juures, et nende psühholoogilised vajadused oleks täidetud. Samal ajal sa juhina pead hoidma justkui seda fookust, et mis on sellised eksistentsiaalsed ohud, mis võivad tekkida juurde. Sa pead nagu võtma seda konteksti tabamist endale pidevalt nagu jõuga justkui, et sa teed seda, sest paljud muidu ei suuda seda teha või enamus ei teegi seda. Ja tegelikult sa pead aru saadma ka uutest tekkivatest võimalustest, ja siis sa pead tegelikult hoidma sidet justkui selle valitsemise tasemega ja selle kõige kaugema tulevikuga, et sa vastutad keskpika eest, aga see peab olema kooskõlas selle kõige pikema vaatega. Kui sa nagu umbes mõtled, et see on küll väga abstraktne kirjeldus, aga mida see kõik võib endast tähendada, siis võiks nagu aru saada, millega juht peaks tegelema ja mul tegelikult umbes viimase aasta jooksul nagu õnnestuski nagu vähem või rohkem sellist nagu juhtimist teha ja selle üle ma olen väga tänulik, sest ma arvan, et Eestis on väga palju juhte, kes võib-olla juhivad terve elu, aga kunagi ei juhi päriselt justkui või ei tee seda, mida juht peaks tegema. Ma loodan, et sa siis selle juhtimisklubiga õpetad ja koolitad ja annad seda enda tarkust kindlasti edasi on ju neile. Oma kogemust ja üldse ka selles konsultatsioonitöös, mida ma ka paralleelselt teen, et üritakski justkui seda nagu edasi anda ja tegelikult tihti kõrvalt nähes sa näedki, et kui raske see on. Et Eesti mõistes on ju Estland ikkagi arvestatava suurusega ettevõte, kui me räägime 25 miljoni ettevõttest, siis aasta käibes, siis kui sa võtad need 1-5 miljonit ettevõtted, siis sa näed, see nende argipäev tundub ikka väga keeruline ja siis tegelikult vahepeal ongi, sa pead nagu aru saama, et millal see, kui sa lähed seda teooriat rääkima, on nende jaoks see, et nad tahavad sul jalaga näkku lüüa või see, et nad nagu tihti on lihtsalt nagu saavad ka aru, et okei, see on nagu suund ja me peame nagu leidma need
võimalused ja ka meie äri sinna nagu ehitama, on ju, et lõpuks see ikkagi on nagu õige lähenemine asjale, sest et see, kui sa oled seal firmas ja teed kõike korraga, siis sa samal ajal nagu vead ja samal ajal pärsid ka seda arengut. Kui sa nendele juhtidele konsultant oled, mis sa näed, millised mõttelaadid nendel juhtidel nagu takistavad neid endid kõige rohkem? No ütleme, et kogemus veel pigem lühike, on ju, aga eks, ja siin toimub ka selge nagu selektsiooniprotsess, et ma ise nagu ei taha teha tööd kellegagi, kelles ma ei näe nagu, et ma võiksin olla talle kasuks ja ilmselt see on vastupidi ka, et keegi peab justkui, meil peab siuke klapp ka tekkima, on ju. Aga võib-olla ongi see, et hästi palju on seda, et ma pean jõudma kõike teha ja see on nagu väga ohtlik trend ja ma arvan, seda peaks juhtimises nagu võtma tõsiselt lauale, et inimesed tihti ei mõtle selle peale, sa intros rääkisid just, et ma ütlesin sulle, et mingi lause, mis on sinuga jäänud, et see kõik on lõpuks mäng. Et see tekib kuidagi see teema, et kuule, et see on see ettevõte, mis sa siin teed, on ju. Et no, et kui seda ettevõtetena maailmas ei oleks, mis siis juhtuks? Noh, mitte midagi. Sa võid seda vastata ükskõik millise nagu ettevõtte kohta, on ju. Mitte midagi ei juhtu, oleks mingi teine. Ja aga väga paljud võtavad seda ühel hetkel, nad ei saa isegi aru ja see on nagu kõik, mis nad on. Ja juhina on see nagu väga lihtne juhtuma. Ja siis lihtsalt, kui sa mõtled meid kui evolutsioonilisi produkte, loomasid, siis meil on mingi suutlikkus kohastuda. Ja kui me räägime sellest, mis ümberringi praegu toimub, see tempo kasv ja kõik, siis me ei ole suutelised sellise stressileveliga toime tulema. Seda enem, kui sa üritad kõike korraga teha. Ja need inimesed, järjest lihtsalt sa kannad neid inimesi maha ja see juhtub ja see on toimunud juba pikka aega, aga nüüd see hakkab veel rohkem juhtuma, sest see muutuste arv on nagu veelgi kasvanud ja kasvab veelgi. Ehk siis juhina sa ei jõua teha kõike, sa pead tegema selektsiooni sellest, mida juht päriselt peab tegema või kui sa juhid väiksemat ettevõtet, siis sa pead lihtsalt seadma need prioriteedid. Et see on nagu siuke aus ja karm vastus ja ma arvan, et see võiks kohale jõuda kõikidele juhtidele. Täna ta küll see ei ole jõudnud. Kuidas sa ise enda stressi maandad sellises situatsioonis, kus sa lähed õhtul koju, sa oled päeval lahti lasknud, on ju 4 meistrit, kes võib-olla ettevõttega enam nagu ei sobi, ei haaku, neil on ju pered. Kuidas sa enda peas selle nagu selgeks mõtled, et see on täiesti okei ja ei lase sellest nagu segada? No mingis mõttes on okei, mingis mõttes on inimlikult see ka ei ole okei. Aga ma arvan, et minu puhul ongi see, et kui ma umbes teismeeast olen nagu mõtelnud seda juhtimist ja lugenud ja õppinud, siis sa saad nagu, sa oskad teha vahet. Aga sellel vaatamata ma võin öelda, et selle tee jooksul ka mul oli nagu päris palju seda, et tekkis mingid terviseprobleeme ja muid olukordi, et kuigi ma arvan, et olles tegelenud enne ka treeningi ja toitumiskavadega ja psühholoogilise arenguga ja mõtestades neid teemasid, ma ütlen, et väga palju paremat ettevalmistust on nagu, kohtab paremat ettevalmistust, siis see ei tähenda midagi, ikka tulevad laviinid, mis matavad su enda alla, on ju. Aga üldiselt see sama loogika, mis ma ütlesin, et see kõik on just kui üks roll, on ju, see on üks osa su elust, see ei ole sinu identiteet, et sellest algab nagu kuidagi aru asi pihta ja tegelikult võib-olla see ka, et paljud räägivad sellest, mis mulle nagu väga see kontseptsioon ei meeldi, kuigi ma saan aru, et nüüd mul tuleb, nüüd ma lähen puhkan. Ma 2 nädalat olen palbi all, siis ma tulen tagasi, siis ma panen jälle edasi. Et minu arust seda puhkust tuleb ehitada igasse päeva. Et muidu see, et nagu et ekstreemne küte ja siis ekstreemne lõdvestus, et tegelikult nagu elus kõik need poolsused käivad nii, et pingutus, lõdvestus. Et olgu see siis trenn, olgu see sõbrad, enne kõike pere, et see su oma mingi mentaalsed praktikad, mediteerimine, mis iganes see on, et see puhkus, mikropuhkus peab olema igas päevas, et see on ainuke võimalus just kooperatiivselt ja strateegiliselt sa peadki nagu suurt pilti nagu kogu aeg nagu enda jaoks nagu hoidma nagu ees, et sa ei kao ära sellesse pöörisesse. Kuidas enda pea puhtaks saad nendest töömõtetest, et see mikropuhkus ongi, see on ülioluline, on, et see jätkusuutlik oled, et sul on pere kõrval, aga kuidas sa oma selle pea puhtaks saad nii, et sa oled selle perega päriselt, on ju, mitte siis ikkagi mõtetega töö juures? See on vist küll antud, ma ei tea, kas antud või õpitud, aga selles mõttes, et see on alati olnud, need põhiväärtused on minu arust olnud need, mis tulevadki kõige enne. Ja ei ole raske, et seda ma õppisin tegelikult alles Estangis, et ma nädalavahetusel ei vaatanudki kunagi samuseid kirju ja pärast tööd ei vaadanud kordagi, et sa mingis mõttes sa lihtsalt lülitadki selle teema enda jooks nagu välja, et kui just nagu midagi väga ekstreemset ei ole, siis sa nagu toru ei tõsta.
ja tegelikult ikkagi selle vaimse arengu käigus sa jõuad järjest kõrgemale ja mina ütlekski, et kuidagi on läinud nagu sellise intellektuaalset radapidi, et mida rohkem sa saad nendest asjadest aru ja kes see inimene on ja mida see inimese elamise kogemus võiks nagu tähendada ja sa nendel teemadel juurdled, seda rohkem kaob ära vajadust seda justkui kunstlikult teha, sest sa justkui nagu mõistad ja kui sa mõistad, siis need asjad tulevad kergemalt. Aga kõik need samad praktikad, et jõusaalis käimine ja ikkagi sõpradega pubis tuleb vahel, ma ei tea, õlut või kui ta õlut ei joo, ise ei joo, siis teed juua või ja perega nagu käia nagu restoranis söömas ja lapsega mängimine on mu lemmikasi üldse elus, et selles mõttes kõik need, ma arvan, et selliste küsimustega on alati see, et kõik ootavad, et no ütle nüüd midagi. Ütle see häkk ära, no. Ütle midagi sellist, mida ma ei ole kunagi kuulnud, aga lõpuks need on täpselt need samad asjad, et maga mugavas moodis ja vaata, et su tuba oleks pime ja võta oma naine kassu ja ma ei tea, suudle teda ja mängi oma lapsega ja tee neid asju, mis teevad inimeseks olemise tähendusrikkaks, on teinud kogu aegade algusest, et need samad asjad kehtivad. Väga lahe. Sa ütlesid, et juht peab märkama ohte ja neid tabama. Kuidas sina kogu seda pikka vaadet nagu vaatasid ja kuidas sina neid ohte tuvastasid või nende peale üldse mõtlesid juhina? Väga hea küsimus. Ma nagu kuskilt loomult olen siuke realistlik optimist pigem, ma arvan. Et pigem nagu siuke põhitöörist on nende võimaluste märkamine ja nende kaudu justkui nagu nende ohtude siis juba nagu mitigeerimine või jälle ingliskeelsed sõnad. Aga üldiselt see tähendab ka seda, ma arvan, et minu selline tööriist põhiline on ikkagi nagu kommunikatsioon, et sa oled võimalikult palju ühenduses erinevate huvigruppidega siis, kes sellesse asjasse puutuvad ja sa esiteks kuulad nende perspektiivi ja su peas käib kogu aeg see mäng, et siin on see kosmos on ju ja noh, mingisugune ajatelg ja kõik need asjad ja et mingid trendid, mida sa kuuled, sa saad aru, et oled ühenduses, saad aru, okei, sellel on mõju. Ja siis sa analüüsid seda mõju ja olgu see siis läbi intuitsiooni või olgu see läbi päris mingisuguse, ma ei tea, SWOT-ide või mis iganes analüütika. Ja siis sa lõpuks nagu kaaristad, kas sellel on potentsiaali meie jaoks nagu, et see muudab midagi nagu väga tõsiselt ära, on ju. Tegelikult üks asi, mida väga vähe tehakse, tahaks rohkem näha, on elukaare arvestamine. Et seda peaks nagu, näide ongi see, et võtad mingi kliendi suhe ja saad mingi info ja tegelikult sa nagu mõtledki, et kus meie selle kliendi selles just suhtluses oleme ja kui kaua me oleme olnud ja kui me oleme praegu näiteks selle suhtluse kuskil nagu tipus, et mis sellel peaks järgnema, et sa justkui võtad ka nagu arvesse nii paljusid tegureid, kui sa oskad ja ennekõike, et sa oled selles infoväljas, sest infot leida on imelihtne tänapäeval. Info ei ole enam väärtus selliselt, nagu ta oli vanasti. Et praegu ilmselt põhiline on ikkagi see, et sa suudad selle asetada konteksti ja suudad aru saada, et mis on nagu justkui päriselt relevantne. Et jällegi sa küsid nii keerulisi küsimusi, et ma nagu sõuan servast serva, aga ma loodan, et need märksõnad on nagu need, mida keegi saab ära kasutada. Absoluutselt. Paljud ettevõtjad juhid on ju peale Covidit on uues maailmas, vana ei tule kunagi tagasi. Kui sa oleksid ise nüüd endiselt ikkagi veel Estanki juht, kuhu sa enda fookuse ja jõu paneksid ja millega sa tegeleksid? Ja millega teised peaks tegelema ja millele mõtlema? No ma arvan, et tegelikult ma ju selle olukorra alguses veel olin ja ma juba sain seal tähelepanu osaliseks. Esiteks selle poole, et ma ütlesin, et inimesi ei tohi selles olukorras justkui nagu kohe esimesena üle parda visata, on ju. See sai siin meedia tähelepanu. Aga mis ma majasiseselt tegin, ma ütlesin, kuulge, et vaata, nüüd on nii, et paljud ütlevad, minge koju, nüüd me laseme asja lõdvaks ja nüüd me usaldame teid, on ju. Ma ütlesin, et kuule, Estangis me oleme kogu aeg usaldanud teid, aga nüüd me hakkame kontrollima. Et nagu näide oli see, et kui, ma ei tea, Navy Sealid lähevad Osama bin Ladenit püüdma, on eriolukord, mis meil tekkis eriolukord. Siis on vaja justkui nagu seda tegevust tõmmata nagu rohkem mingitesse raamidesse selleks, et see asi püsiks nagu, et sa saaksid aru, mis on versioon A, B, C, kõige parem, kõige halvem, mis võib juhtida ja siis me ikkagi juhime seda, et me võtame mingi riski, aga sealjuures arvestame ka ohtudega, mis
nagu Eestis hästi palju tehti, et kõik võtsid selle kõige hullema riski endale kohe tuppa ära, on ju, ja siis ei mõelnud üldse selle peale, et kuidas sellest pärast nagu väljuma peaks sellest olukorrast, on ju. Et mina võtsin tol hetkel umbes nädal aega istusin ja mõtlesin ja lugesin ja uurisin, et noh, ma ei tea sellest midagi, aga üritasin nagu panna ennast aru saama, et mida see tähendab selline olukord. Ja humble brag võib-olla, aga siiamaani ma võin öelda, et ma arvan, et ma sain õigesti aru ja täna need uudised, mis ma loen, ma näengi justkui, et seda arutluskäiku, mis tol ajal selgeks sai, nagu nüüd hakkavad need jõudma kuskile ühiskonda ja need samad järeldused hakkavad justkui tekkima ka meediasse ja mujal, on ju. Et me selles mõttes tegime just nii, et me justkui nagu ütlesime, et kuule, nüüd me peame rohkem kokku hoidma ja olema senisest konkreetsemad, kui kõik teised läksid koju, siis ma ütlesin, et kuule, teeme nii, et meie nüüd oleme kõigepealt nagu lihtsalt 3 päeva nädalas, oleme tööl, 2 päeva oleme kodus ja nagu ehitame seda samm-sammult, siis me lõpuks läksime seal 2 peale, siis uuesti 3 ja siis tagasi 4 ja siis 5 peale. Et justkui nagu, et püsiks kontrollis, sest kui see on tähendab määramatuse kasv on nii hull, siis see juhi töö ongi ju võtta sellel hetkel vastutust. Aga paljud juhid nagu sel hetkel tõmbasid tagasi ja ütlesid, kuule nüüd inimesed, nüüd see vastutus on teie peal. Ja meie lihtsalt vaatame, mis juhtub. Ja kuhu see maailm läheb, ma vastasin sulle tegin sulle oma vastust, et see maailm läheb sinna suunas, kuhu on kogu aeg teada olnud, et need samad kestlikkuse teemad kiirenevad ja vajadus veelgi nagu tõuseb nende järele, et noh, igaühe valida, mis sõnumeid ta sellest olukorrast nagu välja võtab, aga paljud loevad ju välja ka seda, et see on justkui nagu emake maa, kes nagu näitab meile oma okkaid nüüd, et mingid teadusuuringud, et kui me oleme nii palju metsa maha võtnud, siis tegelikult sagenevadki loomadelt inimestele haiguse ülekanded, sest noh, see ongi selle tulemus, on ju, ja nii paljud asjad, et see võimaldab minu hinnangul meil seda transformatsiooni ja teadvust edendada justkui nagu kiiremini kui ilma selle olukorrata. Ja see on minu arvates nagu positiivne. Aga noh, samal ajal vaatad valitsevaid nii-öelda otsustajaid, kes meil siin valitsevad, siis tahaks, et nemad ka sellest aru saaks. Jah, aga võib-olla veel ei ole kohale jõudnud. Jah, lõpuks ikka jõuab. Mis su enda sellised edasised suunad ja väljakutsed on, et rohetiigrit ma mainisin, räägi kuulajale, mis see sinu jaoks tähendab, mis sa seal teed ja mis on see järgmine suur ühiskondlik muutus, mida sa tahad esile kutsuda ja kindlasti kutsud? Selle teemaga ongi nii, et see sissejuhatus on see, et noh, Estangis oligi see sama kestlikkuse teema oli ees ja taga ja kui ma sellest 4 aastat tagasi rääkima hakkasin, keegi ei saanud aru, et mida sa räägid. Et tegelikult mul oli tol hetkel pikka aega see ootus, et võiks meil tekkida keegi, kes suudaks sellist muutust ühiskondlikult nagu juhtida, et see oleks äge. Ja eelmisel aastal Sustineere siis ühe agentuuri tänuõhtul tuli see jutuks, et nüüd on niisugune asi siin algatame siin Eestis ja mul oli, noh, lõi nagu kohe nagu kõrvad kikki, on ju. Ja noh, mingi suhtluse me tol hetkel alustasime, kui ma ära tulin, siis nagu järgmine päev siis see algataja, siis Eva Truuberg helistas, kuule tule nüüd minuga koos seda nagu juhtima, ehk siis ma olen seal ka üks eestvedajatest. Ja miks see on äge, on, noh, nende taust on see maailmakoristus, et see on ju kõige suurem projekt, mis Eestist on kunagi tehtud. Et mul oli ka see usk, et nad oskavad selliseid asju teha, sest kui lihtsalt nagu inimene ütleb, et kuule, ma nüüd hakkan siin riiki pöörama ja siis maailma pöörama, siis noh, see on kõige raskem võimalik eesmärk, mida endale võtta, siis et nende puhul justkui on see nagu usaldus olemas. Ja noh, see mõte on see, et kui kunagi oli tiigerhüpe, kes tegi Eestist digiriigi, siis nüüd on rohetiiger, kes teeb Eestist kestliku riigi. Et see on nagu kõige nagu lihtsustatumalt see mõte ja isiklikust vaatest sattusin siin Jordan Petersoniga podcasti taskuhäälingut kuulama sotsioloog siis, kus ütles ka, et ega mehe mõõt ei ole varandus, sest varandus tuleb ja läheb. Mehe mõõt on see, et kas ta suudab ühiskonnas midagi paremaks teha. Ja see kuidagi nagu väga tugevalt mind puudutas ja see tuli umbes just sellel ajal, kui mul oli vaja seda kuulda. Nii et see ongi nüüd üks see roll, et näha, kuidas see õnnestub. Ja ma võiks öelda, et selle idee aeg on küps. Mulle tundub, et meil täna ei ole raske saada kaasa ei riiki, ei ole raske kaasa saada Eesti suurimaid ettevõtteid ja juba need paljud projektid nagu töötavad, nii et ma usun, et sellest tuleb midagi väga vinget ja Eesti uus edulugu, et see on siis siuke vaade. Aga kui Estangis oli see tuleviku teema siuke kestlikkus, mida ma rääkisin, ma ütlesin, et alguses ei saanud keegi aru, siis tegelikult mulle tundub, et rohetiigri vaates sama märksõna on koostöö. Et
meil esimene Rohetiigri majanduskogu oligi, kus istusid seal laua taga 14 Eesti suurima ettevõtte juhatuse esimehed või omanikud, et stiilist Tallink ja Alexela ja nii edasi on ju sellise kaliibriga Eesti suurimad tegijad. Siis ma mõtlesin, et huvitav, kas Eestis on kunagi üldse selline mõjuvõim ühes nagu koosolekuruumis nagu koos istunud. Ma mõtlesin, ilmselt isegi kui on, siis seda ei juhtu tihti. Et Boltid ja muud ka see tehnoloogia pool samamoodi oli kaasatud. Ja mulle tundub, et Rohetiiger ongi tulnud selleks, et rääkida koostööst. Ja Rohetiigrina me ütleme, et me oleme sektorite ülene siis organisatsioon, et me kõnetame nii üksikisikut, kes on tegelikult nii vahend kui eesmärk, erasektorit kui vabaühendusi ja lõpuks koos riigiga keerame, teeme süsteemi innovatsiooni. Et selles mõttes see märksõna on koostöö ja ma arvan, et mul saab endal olema ja on juba olnud võimalus väga palju õppida koostöö tegemise kohta ja tahaks, et meie ühiskond tervikuna õpiks seda nägema, et alati ei pea naabrist parem olema ja tegelikult on see, et okei on see, kui mõlemad annavad 10% millestki ära selleks, et tervik saaks nagu paremaks, et sellised uued printsiibid on võib-olla need, millest Rohetiigri puhul rääkida. Aga veel, et seda vastust veel lohisemamaks muuta, siis konsultatsiooni teema ja mitmed sellised isikliku ambitsiooni projektid nagu need juhtimisklubid ja tegelikult siin on veel mitu sellist juhtimislahendust nagu kuskil laua all nagu podisemas, et need on sellised võib-olla rohkem hobikorras, aga ma võin öelda, et kui ma arvasin, et see konsultatsioon saabki olema see, millega ma nüüd sellist freelanceri elu elan, siis tegelikult pärast seda, kui ma tegema hakkasin, on selgunud nagu see, et nõu on ka väga tore anda, aga siis on lõpuks see, et tegelikult tuleb see, et tahaks ise mingit muutust nagu teha. Ja mul on väga paljud ütelnud, et sul on võib-olla vara veel nagu sellisesse elustiili sukelduda. Et mingid sellised ilmingud on, et mine see tea, äkki ma võtan mõne uue missiooni ise ka ette. Et ikkagi, aga kui ma välja tulin Estangist, ma ütlesin, et tahaks, et see mõju oleks suurem kui nagu see üks ettevõte ja pereettevõte, et tahaks, et see oleks midagi nagu suuremat ja mingid sellised võimalused on praegu iseenesest nagu laua peal, et saab näha, kas see õnnestub, aga ma ise usun, et justkui nende hobiliste ja enda selle juhtimismissioonist tulenevate asjade kõrvale ehk tekib ka selline suurem tükk. Koostöö juurde korra tagasi tulles, mis mõttelaad sellel indiviidil ja ettevõttel peab olema, et see koostöö oleks jätkusuutlik, et see oleks üldse võimalik? Sa mainisid seda, et kõike sealt laua pealt endale ei krabataks ainult. Mis veel peab olema, et meil ühiskondlikult need inimesed oleksid nüüd valmis tegema koostööd ja koos projekte ja panustama? Jah, et mul tuleb alati see termin ette, et küüned enda poole, et seda on ikkagi Eestis hästi palju. Et sellel on ju jällegi loogiline põhjendus, et me oleme selline noor ühiskond ja mine kuskil Rootsi või mujal, et seal ongi just seda sidusust rohkem ja kõike seda, aga ma arvan, et meil on vaja seda protsessi nagu oluliselt kiirendada. Et vähem näha teistes, kes samal turul tegutsevad vaenlast, aga rohkem nähagi seda, et kuidas koos võimendada üksteise eesmärke. Et meil Estangistki mitu kogemust, kui ma sinna tööle läksin öelda, et need on siin meie suured konkurendid, siis lõpuks olid meie head koostööpartnerid, et sa saad aru, et sa konkureerid stiilis 5% peale oma tegevusest, aga 4/5 on see, kus sa saad üksteist täiendada, siis see ei ole nagu konkureerimine. Ja siis sa selles 1/5 ütled, kuule, aga siin lepime kokku, et sellest parim võidab ja ülejäänud osadest teeme koostööd. Et me Rohetiigris räägime ka, et üks meie põhiväärtus on olla ühendav ja mingis mõttes see vastuolu just kui kestlikkuse teemades on ka need fossiilkütused ja kõik need nii-öelda, mille kohta tegelikult paljud tahavad öelda, et see on halb ja nii, aga tegelikult sa pead ju aru saama sellest ka, et kust maailm tuleb ja mis on nende nagu huvid olnud ja sa peaksid justkui töötama koos selle nimel, et panna aru saama, et mis on see uus suund ja aidata nagu transformeeruda, et kui sa lähed kõigi nagu vastu sõdima, siis see on täiesti mõttetu tegevus, et koostöö hea näide ongi nagu see, et teha koostööd ka nendega, kellega võib-olla esmapilgul tundub, et seda on nagu raske teha ja leida see ühisosa, mitte keskenduda sellele, mis teid eristab. Võib-olla need on sellised mõtted koostöö kohta. Et enne kui ma lähen selle ploki juurde, mida ma kõikidelt küsin 5 viimast küsimust, mida ma oleks pidanud küsima, aga ma ei küsinud, mida sa tahaks kaasa anda ettevõtjatele ja juhtidele seoses ekspordiga? Kõigepealt võib-olla juhtidele see, et nad saaksid oma juhtimisest rohkem teadlikuks. Et juhtimine on ju selline,
ma ei taha öelda, et tänapäeva nagu võlurlus, et kõik justkui nagu mingis mõttes ikkagi idoliseerivad ja tahavad, no mitte kõik, aga paljud tahavad saada nagu juhiks, et mingis mõttes sa oled kuskil toiduahela tipus ja mida iganes, on ju. Aga väga tihti sa näed, et need, kes on saanud juhiks, näevad selle poole nagu selgelt nagu mingid varjukülgi ja seda üksi olemist ja et sind ei tunnustata ja sa pead alati tegema parima ja justkui nagu seal on hästi palju sellist nagu lõhet selle vahel, et mida nagu nähtakse ja kuidas see olukord tegelikult on. Ja paljude juhtide puhul minu hinnangul ongi see, et nad langevad mingisugusesse pilti sellest, mis see juhtimine peaks olema, aga nad ei vaata nagu kuskilt objektiivselt seda kõrvalt, et minu soovitus võib-olla juhtidele olekski see kaasa võtta, et saage teadlikumaks iseendast ja oma tegevusest ja mitte ainult nagu ka võib-olla oma organisatsioonis, aga ka laiemalt teid ümbritsevas kogukonnas või ühiskonnas tervikult ja kuidas see mõjutab kõike kuni looduseni välja, on ju. Siuke väga maailma parandamise lause. Ma küsin, kuidas ma saan teadlikumaks? Millega ma tööle nagu peaks hakkama? Pean ma lugema midagi, mis küsimusi ma pean enda jaoks ära vastama? No selliste soovitustega on alati nagu hästi keeruline, et iga inimene on kuskil endaga. Et kui sa ütled, näed, loen nüüd seda raamatut, siis sina said sellest võib-olla kasu ainult tänu sellele, et sa olid enne 5 mingit teist raamatut läbi lugenud, et see on selline libe tee. Aga kindlasti, kui sa tunned, et sa tahad areneda juhina, siis ongi mõistlik nagu suhelda nende inimestega, kellega sa nagu klikid ja kellest sa saad aru, et kellelt sul on õppida ja miks mitte siis kõik moodsad terminid nagu coaching ja mentorlus või näiteks sama minu poolt tehtav juhtimisklubi, leida mingi klubi või leida selline väljund, kellel on sarnane perspektiiv ja kellega koos võiks seda rada nagu käia, sest juhid jäävad päris tihti nagu üksi. Et siis pärast seda töökogemust lähed koju ja seal on sul see perekogemus ja seal on sul see vastutus ja tihti sa tunnedki, et sa justkui oled nagu hädas. Aga ekspordi poole pealt siis lihtsalt panna on vaja, see on mingisuguse Eesti ettevõtte slogan, äkki, ma ei tea, Pipe Drive või keegi. Aga see selles mõttes kehtib, nagu ma enne ütlesin, et mulle ei jäänud üheltki kontaktreisilt nagu kaup toomata ja iga asi, mis ma ette võtsin, andis midagi, et ükskõik, mis sellel ekspordi suunal nagu tehtud sai, oli kasuks. Ja see ei tähenda, et peaks nagu lahmima, aga see tähendab, et ei peaks leidma vabandusi kogu aeg, miks mitte nagu mingeid asju ette võtta, millel sa kohe ei näe seda instant gratificationit, et kohe saad kuld munevahane, on ju. Et selles mõttes, et tehke neid asju ja tehke ka neid, milles on raske näha nagu kohe tulemust. Ja siis see tulemus tulebki. Kas sul juhina oli endal ka coach olemas, kes sind aitas ja nõustas ja peegeldas? Ma olen testinud igasugu juhtimisteenuseid, et nii eelmise aastal käisin ennast täiendamas Hispaanias executive education vaates maailma parimas ülikoolis, IESE ülikoolis ja seal oli meil nagu peer coaching ehk siis nagu justkui klassi coaching, et Frankfurdi börsi COO-ga ja kellega me tegime, et see oli kunagi Estangi ajal oli Toomas Tamsar, kes on Eestis üks tunnustatumaid coach'e, temaga tegin lühikeselt, praegu tegelen integraalteooria järgi coachinguga just isikliku arengu vaates ja ka juhina ja tegelikult igasugu neid isiksuse teste ja kõik asju teinud, et selles valdkonnas kindlasti nagu nohik ja nagu, see ongi üks 3 põhiväärtuses mu elust see juhtimine, et selles nagu saada nagu sügavamale on äge minu jaoks, äge maailm. Kas iga see coach täpselt nii nagu see iga reis välismaale andis midagi või oli sellist ka, et see oli küll nüüd meil mõttetu tund aega, mis me vestlesime? Ei ikka andis, sest need valikud, mis ma olen teinud, on, ma arvan, et kui sa teed valiku teadlikult, siis sa nagu saad. Et selles juhtimise konsulteerimises ja coachimises on kindlasti palju sellist, millest tasub hoiduda ka, et iga üks tahab olla. Nagu, see tundub üski nagu prestiižne amet, mille sisenemisläbi ei pruugi üldse väga kõrge olla, et käid kuskil koolitusel ära ja oledki coach, on ju, aga tegelikult sa võib-olla sellest reaalsest juhtimist väga palju ei tea, on ju. Aga kui need on teadlikud valikud, siis mul oli kõigist kasu ja see jätkuvalt saab nii olema ka edaspidi, ma arvan. Aga võtame selle ploki 5 viimast ette. Mis on olnud ostud, mis on sinu kui ettevõtja või juhi elukvaliteeti ja õnnelik olemist nagu mõjutanud? Jalanõud. Kaua see kestab see rõõm sellest järgmisest paarist? Ta ikka jääbki kestma. Aha. Et see ei ole lihtsalt
see ei ole lihtsalt jalanõu selles mõttes, et ma ei osta neid pragmaatilistel kaalutlustel, et see on nagu kirg ja hobi, et esiteks on selle taga nagu selgelt tugev globaalne kultuur ja mul on siin väga paljudes maailma linnades tekkinud sõbrad, nii et mul on nii, et kui ma kas tööalaselt või muul põhjusel, isiklikul põhjusel reisin, siis ma otsin selles linnas selle parima tossupoe, ma lähen sinna, ma veedan seal aega, tavaliselt on seal väga tihti ka need omanikud ja sa räägid nende kogudest, sa ostad sealt ühe tossu, lõpuks sul on lugu, et mis ma ostsin, ma ei tea, Tokyost, mis ma ostsin New Yorgist ja see on nagu palju enamat kui pelgalt see justkui asjade ostmine, on ju. Ja kui rääkides psühholoogiliselt, siis kui tegelikult see inimese sellised ohu vastu võitlemise need nähtused on siis fight, flight, freeze or find friends on ju, siis võitle, põgene, tardu või leia sõpru, siis tegelikult see leia sõpru on üks evolutsiooniline nagu nähtus. Ja sellega on seotud selline exploration ehk avastamine ja asjade kogumine on samuti seotud ju millegi avastamisega ja näiteks kui sa läksid võõrasse hõimu, siis sul oli nagu mingit valuutat, nagu, mida seal nagu kasutada on ju. Ja jalanõud ju omaette on teema, et me võime täna mõelda, et kuule, mul on jalanõud on iga ühel peaaegu olemas, siis nagu mõnda aega tagasi elu ja surma küsimus, sest kui sul neid ei olnud, siis sa sinna naaberkülla kohale ei jõudnud, on ju. Et ma olen hästi palju sihukest enda jaoks ka sellist nagu juurdlemist selle teema üle ära teinud ja ma võin öelda, et ilmselt see lugu jääb mind saatma nagu terveks eluks. Tore on see, et paljud jalanõubrändid on ka nagu oma materjalivalikutes ja ärimudelites muutumas justkui kestlikumaks, et ei pea taluma kogu aeg justkui seda liigtarbimise küsimust, mis on ju sisult korrektne selle teema juures. Aga noh, päriselt vastates su küsimusele, siis tegelikult ostsin sel aastal uued madalad rulluisud endale ja lasin maanteerattale hoolduse ära teha ja mul on sportauto ka, nii et võtaks selle kolmiku kokku, kõik on nagu mustad ja karbonist, et need ostud on kindlasti need selles maandamise juures nagu tähtsad olnud, millest me räägime, et nautida kvaliteetse tööriistaga saadavat elamust, mis aitab justkui lõõgastuda. Ülilahe. Millised otsused ja mõttelaadi muudatused on sinu kui ettevõtja juhi elu kvaliteeti oluliselt nagu paremaks teinud, seda vabadust andnud? Ma võib-olla kommenteeringi seda, mis esimesena meelde tuleb ja see on nüüd just päris viimasest paarist nädalast, et selle sama coachingu tulemusel, millest me rääkisime, et jõudsin sellise, see võib olla juba päris sügav vesi, aga võtan selle riski, et jõudsin postratsionaalsuseni omadega. Seleta lahti. et inimestena, see on ju teada just majandusteooriast, et kõik ju rajaneb sellele, et me oleme just kui need ökoonid või mis see sõna nüüd on, et inimesed on ratsionaalsed tegelased, et sa vahetad, sa teed loogilisi valikuid, kõik me teame, et see ei ole. Nii selleks on see behaviorism, on ju, mis põhjendab ära meie need biasid või need jällegi ei tea eesti keeles. Eeldused. Jah, et mis me nagu aju teeb iseenesest meie see loomalik pool, alateadvus on ju. Ja sellest nagu justkui lähtudes, et sama see ratsionaalsuse nagu mõtlemine, et alati sa teed neid valikuid nagu selle järgi, et kuidas tundub lineaarselt korrektne. Aga ma olen jõudnud selle nagu vabaks laskmiseni, et ilge luks on teha mitte ratsionaalseid valikuid. Et ma lähen ringiga sinna koju täna või see on muidugi lihtne näide, aga seda annab elus igale poole laiendada, et mul on seda capacity't, võimsust ja luksust teha selliseid valikuid oma elus. Näiteks seesama, et sa oled saanud ettevõtte juhiks, töötanud selle üles, siis otsustad päeva pealt, et mul on siin missioon tehtud, ma tahan minna avastama järgmist asja. Et see nagu üldine vastuvõtt ja peegeldus on see, et mingis mõttes, kas sa oled nagu hulluks läinud, ma arvasin, et sa jäädki sinna, on ju. Sest ei, et lihtsalt see tundub õige, on ju. Ja mul ei olnud ka tol hetkel mingit väga konkreetset plaan B, et olid küll aimdused, aga teha selliseid valikuid. Ja ma annan endale aimu, et selleks, et jõuda nagu päriselt selliste kontseptsioonide enda elus rakendamiseni on vaja igasugu teid käia ja avastada, aga see on olnud siuke väga suur vabanemise kogemus, et kui me räägime sellisest vaimses arengust nagu mindfulnessis ja sellest hetkes olekust, et siis sa kuidagi intellektuaalse raamistiku kaudu jõuad selleni, et kuidas sa saad olla vaba sellest orjusest, mida sa inimesena ise endale justkui kogu aeg ehitad. Et see on võib-olla rohkem inimesena isegi kui juhina, aga ma jätaks vist selle, kuna need on sul sellised rapid fire küsimused, ma jätaks selle mõtte siit. Väga hea vastus. Sa ütlesid, et nende raamatu soovitustega on väga libe tee. Ma küsin, millised on 3 raamatut sulle
olnud kõige olulisemad sulle kui juhile ja sulle kui siis ka Estankis osanikule? Ma ütlen võib-olla autorid. Et pikka aega ma ise ka tundsin, et ma ei ole selline, kes kedagi idoliseeriks või kuidagi nii, aga ja olles lugenud väga palju erinevaid autoreid, kuna meil on hästi lihtne tarbida seda lääne kirjandust, aga olles püüdnud nagu ka mujalt seda nagu tarvitada, mitte ainult seda, mis USA-st tuleb, just kui selline edukultus, padukapitalism ja nagu see, et ühel hetkel jõudsin nagu 3 tegelaseni, et üks on väga peavoolu tegelan Simon Sinek ja tema puhul ma jõudsin nagu kõigis nendes raamatutes, mis ta on kirjutanud, olen jõudnud selleni, et kuule väga hea, et ta selle raamatu kirjutas, sest et muidu ma oleks ise pidanud selle raamatu kirjutama, ehk siis ma olen tundnud hästi palju samastumist nende väärtustega, mida ta kirjeldab. Siis teine on nagu turundusmaailmast on Seth Godin, kes on samamoodi omal, jällegi siuke mainstream autor, aga tema mõtted kuidagi alati tabavad mind nii, et nad on mulle abiks. Ja ta on kuidagi jällegi see eheduse faktor on väga suur. Ja üks on võib-olla nagu mitte nii siis levinud on siis Kjell Nordström, kes on nagu Rootsi ülikooli professor ja temaga oli nii, et temaga kunagi Nordic Business Forumil ta esines Stockholmis ja seal ta nagu lõi mu täiesti pahviks oma selle esitusega ja pärast seda ma ka tema raamatuid hakkasin vaatama ja tema selline ehe juhtimismõtlemine ja saada just seda nagu Rootsi ühiskonna sellist minu jaoks nagu väga arenenud mõtlemist oli nagu väga puudutav. Äkki Funky Economics on üks ta põhiraamatuid, ma loodan, et pealkirjaga ei eksi. Aga neid on veel. Et ma jätaks need 3 nime. Seth Godin, juhe, Simon Sinek ja siis Kjell Nordström, et need 3 nime. Mis sind pahviks lõi tema esitluse puhul? Väga päris ja väga advanced või väga arenenud. Et ma olen alati mõtlenud, et ma tahaks ühe päeval Rootsis elada, et alati kui ma sinna lähen, ma näen, et hommikul ei tehta fast foodi neid putkasid lahti, et inimesed hommikusöögiks ei hakkaks kohe halvasti toituma. Näed, kuidas üksteist koheldakse hästi hoolimata nahavärvist ja kõigist nendest muudest asjadest, millest on võimalik probleemi teha. Kuidagi tundub lihtsalt, et see on nagu rohkem küpsenud ühiskond ja riik, kus elamine tunduks nagu mõnus. Ja tema selles tekstis ja tema esitluses oli lihtsalt peidus hästi palju sellest kõigest arusaamist ja alles pärast selle arusaamise omandamist oma mõtete väljendamist, mis justkui nagu räägib seda, et Eesti on siit nii lähedal, et mis on selles mõttes utoopiline, aga kus võiks ka võib-olla olla see meie mõtlemine kunagi. Tööriistad ja äpid, milleta sa täna ise oma enda elu ette ei kujutaks? See on ka siuke minu jaoks paradoksaalne küsimus, et ma olen ilge biohäkker olnud, et kõik need podcastid on olnud minu elus ka 10+ aastat ka psühholoogia teemadel, just nagu füüsilise arengu teemadel, enda mõõtmiste teemadel, et mul on kõik läbi käinud need justkui nagu kõrgema otsa need enesemõõdistamise seadmed ja kõik need, et Whoop-Band ja Aura-ring ja kõik sellised vahendid on, aga ikka jälle ma kuidagi jõuan selle juurde tagasi, et ma ühel hetkel panen need jälle nagu kappi ära. See vabadus, see ratsionaalne vabadus. Et kui sa jõuad mõistmises selleni, et su intuitsioon juba peab paika, et sa oled selle musta töö ära teinud, siis ma arvan, et mul on alati küsimus, miks sa jooksma minna, sama seda pulssi nii väga vaatad. Et loomulikult, kui sa tippsportlane valmistudes võistluseks, see on väga tähtis. Aga kui see ei ole päris see tase, siis et paljud sellised äpid, gadgetid ja asjad kaotavad oma väärtuse siis, kui sa oled nagu nende vajadusest justkui läbi kasvanud. Kuigi ma ei ütle absoluutselt, et nad on halvad asjad, sest nendest on väga palju taipamist tulnud. Aga kui rääkida võib-olla tööalaselt midagi, mida ma võin öelda ja mida ma palju kasutan, on Evernote ikkagi. Olgu ta siis OneNote või mis iganes. Aga seal on see küsimus, et kuidas sa selle nagu targalt ära sisustad. Et ma olen sinna sisse ehitanud lihtsalt sellised tööriistad, mis aitavad mul oma aega planeerida, oma ülesandeid koordineerida ja panna kirja oma uitmõtted autoroolist ja podcastidest ja olen justkui sellest tööriistast ehitanud endale sellise infokataloogi, mis töötab mulle. Ja võib-olla lõppu kordaks veel kord seda, et kõige paremad äpid ongi uni ja trenn ja voodi, et mitte üle obsessida. Kus sa seda Evernote'i süstematiseerimist, kas on su enda loodud süsteem või sa internetis jälgid kedagi? Ei, kunagi oli üks raamat, äkki oli Productivity Ninja või?
ühe raamatu läbilugemisest mulle nagu piisas, et kui enne ma tundsin, et mul on kogu aeg nagu segadust nende asjadega, noh, seal saab kõik need asjad, et mailbox nulli ja kõik need muud väga, väga mitmed põhimõtted, siis sealt ma ehitasin ka selle üle, aga ma olen hiljem seda nagu justkui artiklitest ja mujalt saadud info kohaselt justkui nagu enda jaoks modifitseerin, mis tundub loogiline, et ühe raamatu najal tegelikult. Sest ma ise lihtsalt komistasin ka üks hetk sellise mehe peal nagu Tiago Forte, kes räägib täpselt samast asjast, mis on nagu, ta kutsub seda second brainiks, ehk siis ongi sul mõtted jõuavad ühte kohta kuhugi süsteemi ja sul on neid hea otsida ja leida, mitte see, et sa püüad kõiki neid meeles hoida, on ju. Et ma arvan, et see on oluline, sest parimad mõtted, me teame, et kehas toimuvad ka siis, kui vabaneb süke energia, ongi võib-olla sul jooksuringi ajal või autoga sõites, kui sa tunned, et sa saad olla sellises vabas olekus, et tavaliselt siis nad ujuvad pinnale, aga tihti ma avastasin ka ennast, et ma pärast jõuan, siis ma panen kirja, no siis enam ei mäleta. Ma arvan, et biohäkkimisest sinuga võiks ka, ma arvan, nii mõnegi saate teha, aga küsin ikkagi mõned lifehackid trenni osas, mis sa täna ise teed, mis sa jälgid, mis põhimõtteid jälgid? Ma olen ka oma elus võib-olla sellises seisukohas, et ma tunnen, et ma olen jõudnud intuitsioonipõhiseks. Mul oli tegelikult paljuski ka juhtimisest eelmisel aastal sellest stressist tekkis mul ka nagu nii-öelda püsti läbi põetud kopsupõletik ja siis südamelihase põletik, ehk siis ma sain ka esimest korda elus justkui nagu kogeda seda, et trenni ei saa teha. Aga ja see oli umbes 8-9 kuu pikkune nagu periood, et kui teed esimese liigutuse ära, tunned, et ei, ma lähen koju tagasi, sest et sa tunned, et sa kukud pikali. Et oli siuke raske periood, aga enne seda justkui tehes rohkem kui 500 inimesele ka nagu treeninglahendusi ja just nagu rohkem huvi pärast, et ja ise ennast nagu õppides, lugedes, see oli üks osa mu elust nagu väga pikka aega, siis just jõudnud selle intuitiivse tegevuseni, et täna minu jaoks ongi see, et ma olen tegelikult korvpalli taustaga terve elu korvpalli mänginud, et ühel hetkel ma otsustasin, et ma nagu seda teen võrdlemisi vähe, et mu fookus läheb ikkagi sellele, et on nagu, kui sa tahad nagu tervelt kaua elada, siis jõusaalis tuleb käia, ma väidan, samal ajal pead sa oma südame ja vereringkonna tervisega tegelema, ehk siis aeroobne tegevus on ka vajalik ja aeroobses tegevuses ma olen paljuski ühendanud seda oma sõpradega kokkusaamisena praegu, et lähed sõidad koos rattaga või rulluiskudega ja saad selle sotsiaalse benefiti ka ja see on nagu topelt tore. Aga jõusaalis siis ma üritan siiski nagu vastavalt enesetundele kogu aeg nagu teha ka enda jaoks mingit arengut, et sa näed, et miski läheb su elus justkui ka selles vaates nagu edasi, aga selle trenni mõttes on, ma arvan, hästi tähtis see, et trenn ka tegelikult toodab, ta küll taastab, aga ta toodab ka streini või seda koormust närvikavale, et väga paljud seda ei võta arvesse, et kui sa nagu oledki see täiega rokkiv nagu juht ja siis teed jõutõste kava ja võtad 2 sotti, tõmbad üles, siis sa tegelikult ei aita ennast, et pigem peaks nagu tihti kuulama enda nagu sisetunnet, kui sa oled nii kaugele jõudnud, et milliselt treenimine praegu on see, mis su elu tervikuna aitab koos hoida, et kui sa paned nagu 200 kilti tunnis nagu mõlemal rindel, siis see tavaliselt nii ei ole, et ikkagi peab prioriteet seadma. Kas on mingid harjutused, mida sa jõusaalis alati teed? Jaa, pigem küll, ma olen siuke baasharjutuste mees, et ikka nagu kükki ja jõudamät ja rinnalt surumist ja neid asju ja kuidagi nagu kohandadki nagu vajaduspõhiselt selles mõttes, et üsna klassikaline, ei saa jällegi öelda, et oleks tarvis mingeid ime asju, et on tehtud kõiksugu vigureid, et need harjutuste vahel igasuguseid vaheharjutusi ja eriti intensiivseid treeninguid ja kõike neid, aga need ongi nagu, kui sul on mingid konkreetsed ambitsioonikad eesmärgid, väga praktilised tööriistad, kuidas neid saavutada, aga kui su eesmärk on elada tervelt elu ja loodetavasti näha paljalt hea välja, siis ma arvan, et seda peab hoidma justkui sellises tasakaalus. Selle jaoks, et paljalt hea välja näha, tuleb õigesti toituda. Kuidas sa õigesti toitud? Jah, see on nagu suur väljakutse, on ju, et kui vein maitseb ja mingid sellised kiusatused on nagu olemas, on ju, siis mul oli ka siuke olukord, et umbes paar aastat tagasi tekkisidki ka tööstressist tulenevalt siuksed seedeprobleemid ja see pani nagu väga kõva jälje ja siis mingi hetk vahe oli see, kus ma toitusin ainult vedelast umbes 14 päeva, et jõin 3 korda päevas nagu aminohappeid põhimõtteliselt ja siis ma sain nagu tol hetkel aru, et kui vähe inimene peab tegelikult nagu sööma.
et see kogemus jõudis nagu väga omal nahal nagu kohale. Ja see on nagu miski, mis mu peas justkui nagu tiksub. Et see on nagu kõik on selge, et söö tervislikult ja madal glükeemiline indeks ja kõik need asjad, mida keegi ütleks. Aga kõik inimesed peaks sellest aru saama, et inimesel on vaja oluliselt vähem, kui palju sa nagu iga päev sööd. Ja jällegi siin on nagu siuke eluetapp, ma ütlesin ka, et terviseprobleemid, siis uus suhe, mis tänaseks lõppenud teise abieluga, siis on vaja rohkem koos istuda, jõuad vähem trenni, joodki veini, et kõige sellega tuleb nagu arvesse võtta, et su elus on mingi etapp, kus sa ole teadlik, ära ennast beat upi või ära endale sellepärast nagu peksa anna, et hiljem jõuad selle 5 kilo nagu maha ka nagu treenida, aga võtta seda tervikut arvesse, et kus sa oma elus oled, aga tegelikult mõtle sellele, et sa pead oluliselt vähem sööma, kui sa täna sööd. Aga kui mul on nälg kogu aeg? Siis mõtle, miks sul see nälg on kogu aeg, et ilmselt sa oledki siis võib-olla mingisuguse, ma ei tea, glükoosi ori või sa oled harjunud seda laksu saama, et siis on võib-olla võõrutusnähtudega tegemist. Ja meelega siis, kui juba siuke küsimus, ütle midagi provokatiivset ka välja, siis ära söö hommikust on minu soovitus. Olen täiesti ka selle fänn, et mul on ka intermittent fasting, et hommikuks väike tee ja see on väga hea ja mõistus on teravam kui kunagi varem. Ja siin võib tulla sellele podcastile mingeid kommentaare, kui keegi seda kuulab, et kuidas te julgete siukest asja soovitada. Aga see on jälle hea näide sellest, et kui sa oled mingist teemast läbi kasvanud, siis võivad tulla sellised tähelepanekud ka, et sa arvasid terve elu, et kõik on ütelnud, kuidas asi käib ja sa saad aru, et ei, see asi käib hoopis vastupidi. Just, mul on ema kogu aeg öelnud, see hommikul putruisse kasvab tugevaks meheks, vaata. Ja külm teeb haigeks, aga tegelikult külm teeb ilmselt tugevaks hoopis, et selliseid tähelepanekuid leiab. Uni. Sa oled tõenäoliselt väga palju oma und mõõtnud, Oura ring, Whoop, mis on sellised asjad, mis sul on sinna unerutiini käivad, mis peavad olema tehtud, sa mainisid pimedat tuba? Ja mõni aasta tagasi ma ostsin juba, algan sellest pihta prillid, mis siis blokeerivad seda sinist valgust, et elu muutev, isegi kui sa ei ole prillikandja, soovitan ikka osta ja proovida, et juba iseenesest sul õhtul voodisse minnes just kui ärevuse tase on palju madalam tänu sellele, et sa lihtsalt blokeerid suurema osa nendest. Et sisult, kui paljud panevad monitorile endale selle katte, siis sul on see katte kogu aeg silme ees. Et prillikandjana on hea, see on lihtsalt üks lisakiht sul seal prillide sees. Mis prillid sa ostsid? Mis bränd? No mul ongi see, et kuna ma ostan prillid endale niikuinii, siis nad panevad ühe kile vahele. Okay. Aga sellel on olemas, sellel jääb iga üks ka päriselt need brändid ja need on odavad. Selles mõttes see ei ole kallis investeering, et ma ütleks, et sellest tasuks pihta hakata, see võib muuta kõike. Et minu nagu selline rahulikkus nagu oluliselt õhtuti ma tundsin vahet, kui ma hakkasin neid prille kandma. Aga oma toas selgelt värvisime uude koju kolides umbes 5 aastat tagasi selle toa nagu just kui koopa värvi, hästi tumedaks on ju, samamoodi tumedad kardinad, tume voodipesu, ei ole valgustust, mis plingiks toas, kõik sellised asjad, mida teavad need, kes selle asja vastu huvi tunnevad. Ja mul on pigem läinud hästi, et unega, et jään kergelt magama, aga sinna juurde päris tihti käivad kuskilt kõlaritest mingid nii-öelda binaural beats, jälle meie eesti keeles on raskusi, ja sellised eterlikud õlid ja näiteks Bose Sleep Podsid on mul, et kui ma nagu kodust välja lähen, siis mul on süke pillow mist, on siis padjale süke spreitav nagu mingi une lavendliõli ja siis ma panen need Bose Sleep Podsid endale kõrva, et siis mul on see, et ma võin hotellis või ükskõik kus olla, aga ma tean, et ma suudan ennast ka selles nagu keskkonnas nagu hästi tunda ja hästi magada, et sellised neid trikke muidugi hästi palju, aga jah, need on võib-olla peamised. Mis su keskmine readiness oli? See on kõik Oura ringi kandjad tõenäoliselt mõtlen. Ütle, mis on Mihkli readiness? Whoopi pealt tuleb nagu rohkem meelde, Oura pealt ei julge praegu, ei mäleta. Kantisin seda pigem vähe. No ikka pigem hea, aga jällegi ma ei tea. Ei tundu kuidagi miski, mida öelda, sest elad elu nagu iga teine, vaata. Et mul on üks teema ka, et väga tihti pole antud seda, et läheks kell 9 või 10 magama, kui see sweet spot on, et peaks minema, et tihti ikka jääb ta siukse kesköö peale, et tahad õhtul mingit sarjaga vaadata ja nii edasi, et ilmselt on osadel inimestel oluliselt kõrgemad need readiness skoorid ka nagu. Aga annab juhtida ja teha väga palju nagu näha, on ju ka madalamate skooride peal. Ja nad kindlasti ei olnud ka madalad. Fookus ja produktiivsus. Kuidas sa enda fookust hoiad, kui sa istud arvuti taga, et teha seda, mida sa tegema sinna tegelikult läksid? No need on jälle sellised samad mingid nipid, et
emaili uuendan ainult manuaalselt ja telefonis üldse mul emaili pole sisse pandud ja mingid sellised paljud, mis võivad olla segavad faktorid, et paljuski on 5 aastat olnud ikkagi ettevõttes kogu aeg inimeste keskel, siis praegu väga naudin seda perioodi, kus saan teha paljusid asju kodust või käia kohtumistel nagu linnas, et sa justkui lõppkokkuvõttes sa ise kujundad seda keskkonda, milles sa midagi teed, et ma jagan tihti nagu plokkideks oma nagu mõtteliselt seda, et millal mul on vaja kas või Rohetiigris, et mingi plokk, et mul on vaja inimestega suhelda, mingi plokk ma pean panustama mõttetööd mingiteks ideedeks ja siis ma nagu loon selleks õige keskkonna, et võimalikult vähe segavaid faktoreid saaks olla mängus ja loomulikult ei ole ideaalset maailma, aga sellega sa ikkagi liigud nagu õiges suunas, et kui sa tahad mõttetööd teha, siis neid segajaid hüppab sisse vähem, et justkui see pomidoro efekt, et kui keegi sind segab, et siis see 6 minti tegelikult nagu ma ei tea, Facebookis tuleb mingi notification, siis tegelikult sa alles 6 mindi pärast oled seal oma peast välja lülitanud, et need on vaja nagu välja lülitada. Kui inimesed tahavad sinu kohta rohkem teada saada ja uurida, siis mihkeltammo.com, ma saan aru, on see koht, kus sinu kohta infot leiab? Jah, see on selline võib-olla baas, et kus ma mõtlen selle peale, et hakata järjest rohkem kirjutama ka ise nagu juhtimisteemalisi artikleid, et seal on ka meediat hästi palju, et mida ma olen teinud artikleid ja nagu ka see siin selliseid podcast'e ja muud ja Instagramis võib alati follow ida, et ma arvan, et see on selline koht, kus väljendub selline igapäevane päris elamine ja mitte ainult see nagu sotsmeedias käib, et näitad kõike head, vaid näitad nii nagu päriselt on, et ise tunnen, et võib-olla olen vist siis ikkagi noor veel 31 aastasena, et just kui noorte nagu platvorm, aga isegi naudid sealt seda vahetust nagu rohkem. Kui sa noor oleks, siis oleks seal TikTokis või võib-olla sa oled seal ka või? See ei ole, aga vahepeal on lõbus vaadata küll seda, mis seal toimub. Kuidas mis nimelt sind Instagramis üles leiab? No, minu nimega Mihkel Tammo, et see on lihtne lähenemine. Kuule, aga suured tänud, üli hea kvaliteetne sisu ja nõuanded ja ma loodan, et paljud juhid saavad siit inspiratsiooni, ettevõtjad samamoodi, et ikkagi ekspordiga tegeleda ja nii nagu sa ütlesid, et mehed, panna on vaja. Jah, aitäh kutsumast ja edu teile selleks.